Tere hommikust ja tere tulemast sellesse vlogi. Käes on esmaspäev. Ma tulen just trennist. Ma unustasin ennem lihtsalt vlogi alustada. Kui ma trenni liikusin alles, mul on pea paksult mõtteid täis. Aga täna on mega ilus ilm. Lõpuks tundub, et õhk on ka soojem. Mul oli korralik tuhara päev. Ja täna tuleb üsna busy day. Nii et võtan teid endaga siis kogu sellesse nädalasse kaasa ja vaatame, mis saama hakkab. Ma tegin vahepeal ära endale meigi ja nüüd ma olen siin hommikust söömas, kuigi tegelikult peaaegu on lõuna käes. Ja kuna Joanna juures meil läheb söömiseks, siis ma tegin praegu siukse väga kerge hommikusöögi ehk siis võikud kurgi ja vorstiga ja kõrvale joon vett. Ja siis ma pean veel juuksed korda tegema, nagu me aru saame, ja siis ongi minek. Ma vist ei ole isegi öelnud, mida me teeme Joannaga täna. Ma ei tea, I'm all over the place. Igal juhul tekkis Joannal minu ühest Springmassi videost idee, et me võiksime teha jäätiste testimise või siuke taste test video, et uued jäätised, mis praegu turul on, sorry, valgus tuleb täiesti tagant, seda me täna teemegi. Et mulle tundub, et see on nagu sama asi nagu see, aga lihtsalt... Seda ma olen proovinud, aga neid ma ei ole näinudki. Aga see tundub sama asi, lihtsalt nagu siuke nagu tort või ja siis siin on igasuguseid erinevaid jäätiseid siin ja siis siin on ka veel erinevaid jäätiseid. Mul on siin mingeid muid asju ka, aga ühesõnaga kahele inimesele ilmselgelt liiga palju. No ikka väga korralikult. Ja. Nii, ja nüüd me mõtleme, kus me filmime. Aga ma ei tea ausalt. Me ei tea veel. Me ei tea. Ma olen kodus tagasi, jäätise video sai filmitud ja see võib-olla on isegi üleval selleks ajaks, kui te seda videot näete või siis lähiajal läheb ülesse. Igatahes Joanna kanalit saab seda siis näha. Ja mina hakkan nüüd filmima Santa Maria koostööd, mis teie jaoks on ka juba üleval. Aga teen siis täna kikerherne karrit. Ma olen ise nii excited, sest et ma tean, et see on imemaitsev ja nii hea lihtne õhtusöök. Mõtlesin, et ma ise teen vist munanuudlitega või söön munanuudlitega koos seda. Aga tegelikult saab ju süüa riisiga, saab süüa naaniga, kas või mingi röstsaiaga, et ükskõik kuidas ise tahad. Aga jah, ma nüüd vaikselt lõikusin asjad ära. Mulle täiega meeldib, kui mul on nagu ettevalmistused võimalikult palju tehtud, ehk siis mul on siin küüslauk ja ingver. Mul on siin sibul, et siis seda lihtsamalt mul see kogu protsess läheb, eriti koostööde filmimisel. Mu jaoks on nagu oluline, et see oleks hästi selline lihtne protsess mu jaoks, muidu ma tunnen, et ma olen kuidagi anxious. Vot. Aga jaa, kui tahad näha, kuidas ma seda tegin, siis seda saad minu Instagramist vaadata. Tere hommikust, käes on kolmapäev. Kell on 9 hommikul ja mina suundun trenni. Eilne jäi vlogimisest vahele, aga ma käisin Küntes, nii et ma panen teile siia väikse before and afteri. Ja täna tuleb ülakehapäev, nii vastikult külm tuul on õues. Aga ma enam isegi ei viitsi sellest ilmast rääkida. Jube tuul on, nii et ma tegelikult ei tea, kas mind on üldse kuulda. Issam, ikka munapea. Igal juhul trenn oli normaalne. Märkasin muide täna peavaluga. Ülirõve lihtsalt. Ja ma lootsin, et see läheb trenniga ära. See küll natukene leevenes. Aga päris ära siiski ei läinud. Aga nüüd ma suundun Lidlisse. Ja siis ma käin ühel pakil järgi ja siis juba kodu poole. Ma olen jõudnud koju ja teeme kiire Lidli hauli. Siin ma ütlen kohe ära, ei ole nagu väga päris toiduasju. Siin on nagu
näksid, sellepärast et ma ostsin homseks õhtuks, kui ma lähen Maariti juurde Eurovisiooni vaatama, ostsin siis mingeid snäkke, mida kaasa võtta enamjaolt. Ja käisin ühel väga põneval pakil järgi, aga sellest me räägime juba varsti lähemalt. Asi, mis mul lihtsalt silma jäi, on Foam for Cracked Skin. Minu varbakesed on mega kuivad ja ma olen neid nüüd iga õhtu siin kreemitanud, aga ma mõtlesin, et kui on nagu mingi eraldi toode, mis on nagu kohe eriti kuivale nahale mõeldud, et siis ma proovin seda ja vaatame, mis saab. Siis üks päris asi, mille ma ostsin, on munanuudlid. Mulle täiega meeldivad need Lidli munanuudlid. Siis ma mõtlesin, see nüüd ei ole sügavkülmast, vaid lihtsalt külmast võetud butter puff pastry, et ma teeks kaneelirulle Mariti juurde kaasa. Ma arvan, et mul on selleks täitsa aega, eriti kui ma ei pea sulama võtma seda ennem ka. Et siis tihti mul on see, et mul läheb meelest ära võtta õigel ajal sulama tainas, aga kuna see lihtsalt peab külmas olema, siis teda ei pea sulatama. Nii et mõtlesin neid teha, siis alati ma leian sealt Lidlist midagi põnevat, mida proovida. Võtsin siis sellised pitsavahvlid, marinara maitselised. Siis perega meile maitsesid täiega need Emily in Paris kartulikrõpsud, herb flavor. Nii et ma mõtlesin, ma võtan need ka sinna kaasa. Siis mul jäid kripeldama need paprika maitselised pringelsid. Mina ei tea, ma nagu enda arust ei ole paprika maitselisi pringelsid varem söönud. Aga ma olen praegu siukses tujus, et nagu ma tahan proovida asju. Nii et ma proovin neid kohe. No neid ma sinna homme kaasa ei võta, läheb muidu liiga paljuks krõpsu. Et need on lihtsalt kodus näksimiseks. Aga võib-olla ikka olen ka söönud. Mingi nostalgia maitse tegelikult. Vau, paneme kiiresti kinni selle. Siis Maariti juurde võtan veel need vahvli asjandused. Waffle curls, vanilla flavored cream. Ja viimaseks asjaks, mida ma tahan ka kohe proovida, on see Miss Getsi Angel Hair Dubai Style Cotton Candy šokolaad. See oli 4,99. Okay. Päris hea, hästi suus sulav on see Angel Hair. Et siuke väike treat ise endale võib-olla, miks mitte. Ma pean paar pringelsit veel võtma. Hommikusöök on söödud ja juuksed on lokitatud. Nad peavad veits aega siukses messy state'is olema, kus ma lihtsalt loodan, et see lokk jääb sinna sisse, mis ma Dyson Airwrapiga tegin. Ja nüüd ma panen ennast valmis. Mul on tänaseks pikk to-do list. Väga töine päev ootab ees. Ja peavalu ei ole endiselt täiesti ära läinud. Ma küll võtsin valuvaigistit, aga vaatab äkki see veel pole full mõju saavutanud. Tegin Red Bullikese lahti. Aga täna siis on vaja mul tegeleda kõigepealt mingite asjadega arvutis, raamatupidamine, üks arve vaja saata, statistikat vaja saata. Põhiliselt siis nende koostööde puhul, mis on mul igakuised. Siis nende puhul oodatakse minult ka statistikat, see tähendab, et kui läksid üles näiteks mingid story'd, siis story'de kohta saata, et kui palju tuli vaatamisi, mingeid klikke või mis iganes seal siis olulist on, või Reelsi kohta näiteks statistika. Et seda pean saatma täna.
ja siis mul on vaja filmida Lidli selle kuu koostöö jaoks jäätise taste test, teine jäätise taste test sellel nädalal, nagu mis siin toimub. Ja siis mai proteiini jaoks on ka mul vaja mingit story't teha. Lootsin, et mul jõuab nende poolt uus pakk kohale. Ja selle vlogi jooksul see peaks jõudma, aga homme on vaja nagu story koostöö üles panna. Ja selle jaoks mul praegu uusi asju ei ole, nii et ma pean lihtsalt nendega, mis mul olemas on, tegema mõned story materjalid. Ma vist ei ole siin teiega rääkinud, ei jõudnud vist jah, nendest matte blushidest. Maybelline'il siis on uued nüüd Sun Kisser matid, põsapunad, muidu neil olid siuksed sädelusega. Ja see Pink Mirage toon. Esiteks ma pean sellega olema ettevaatlik. Ja ma seda liiga palju ei pane, sest ta on tõesti väga pigmenteeritud ja see jääb nii ilus värske, et täitsa lõpp kohe. Ma tõesti soovitan neid nagu nii kreemine, nii kergesti hajuv. Noh, ma ei ole ju eriti midagi teingi veel, kui ta juba on nagu ilusti hajunud, et ei pea muretsema, et nagu peaks mingi ülikiiresti töötama, et see, kui see mul siin terve aeg istub, sellega ei juhtu mitte midagi. Ja no kreempõsapuna on minu arust täiesti must have meigi rutiinis. Üritan meeles hoida, et teha teile väike taime update ka. Oh my god, mul on teile story time ka siis. Isse, mul on ikka selles vlogis kohe jagada teiega. 2 nädalat vist pole vloginud või? Ma ise ka ei tea enam. Midagi sellist umbes 2 nädalat ja kohe on, no issand jumal, kui palju rääkida. Ma olen jõudnud siia faasi, kus muidu ma värviksin ripsmed. Aga täna ma ei tee seda. Ma langesin reklaami ohvriks. Mulle tuli kogu aeg Instas ette ja siis ma mingi aeg hakkasin muidugi follow ima ka seda ehte, nii et noh. Selline asi nagu Afterglow. Nii, see ei ole sponsoreeritud, ise tellisin, ise proovin esimest korda. Nii. Afterglow ripsmed. Need on siis nagu semi-permanent ripsmepikendused. Need peaks kestma mingi 5 päeva. Eks me nüüd näeme. Põhimõtteliselt need on ripsmed, mis sa paned enda ripsmete alla ja siis siin on mingisugune ripsmeliim, kinnitusvahend, mis see on, eemaldusvahend. Ma võtsin selle mingi alguse kiti, kus on kõik asjad sees ja võtsin stiili Classic. Ma ei tea, mis siin saama hakkab. Igal juhul sellised pintsetikesed on siin siis ka kaasas. Ma vaatasin selle video ära, kuidas neid panema peab ja ma loodan lihtsalt hakkama saada. Kõigepealt peaks alustama ripsmete kuulutamisest, muide pean lihtsalt mainima, et päris nunnu pakendus on kõigel. Nii, ma reaalselt ma ei mäleta, millal ma viimati ripsme kuulutajat üldse kasutasin. Üldiselt mu ripsmed nagu, noh, nad ei ole mingi megakooldus, aga nad ei ole ka nagu täiesti mingi sirged. No nii. Kõigepealt läheb ripsmeliim ripsmetele. Lihtsalt teed täiesti oma ripsmed sellega kokku. See on siuke tooniga. Okei. Ja seal õpetusvideos öeldi, et pööra tähelepanu nagu ka sisenurgale ja välisnurgale. Issa, mul on mingi 3 ripsmekarva ju reaalselt nüüd. Välisnurgast pidi pihta hakkama ja nüüd paned nagu oma ripsmete alla. Okei. Ma tahaks neid nagu suruda sinna vastu, aga ma ei tea. Ma võtan järgmise 12 mm, esimene oli 14. Okei. Siis võtan veel ühe 12-se. Mu oma ripsmed on lihtsalt mingi täiesti kokku kleepnud.
Need on nagu täielik mess. Täielik mess. Need 2 välimist said nagu ilusti. Mis nüüd siis teha tuleb? Kas ma selle eemaldusvahendiga saan nagu praegu eemaldada lihtsalt selle, mis siin toimub? Mul läksid lihtsalt oma ripsmed täiesti kokku. Kuidas see käib isegi? Need on nii kleepuvad, neid ei saa kuidagi kammida ka. Nagu need on lihtsalt täiesti lappes. Panin nüüd selle eemaldusvahendi silmale, see on mingisugune õli. Ma võtsin need olemasolevad ripsmed kõik siit küljest ära. Ma ei tea täpselt, kuidas seda protsessi teha nii, et ei korduks see, mis just juhtus. Tahaks nagu niimoodi selle ära saada, et ma ei riku tervet oma meiki ära. Ma tahaks vist ikka veel üritada korra. Ma teen need mitselaarveega puhtaks ja proovin uuesti. Ma ei tea, mida teisiti ka teha, et tahaks paremini. Nii et ma teen täpselt sama. Ma panin need siia kuidagi ära. No nii, kinnitusvahend. No üks silm on siis tehtud, vau. See oli väga närvesööv. Ma ei tea, kas ma olen sellega rahul. Ma ei saa neid nagu väga palju, ma saan aru näppida ka enam. Et nagu lihtsalt on nii nagu on. Ja nüüd nad peavad nagu mingi 15 minti kuivama. Okei, ma teen teise silma ja lihtsalt loodame, et see tuleb samasugune. Juuksed on mul täiesti lappes, aga need peavad veel kuivama, aga mulle tundub vähemalt, et ma sain need silmad enam-vähem ühesugusteks, mis on nagu juhu. Igal juhul, eks ma siis update'in teid, kui need on kuivanud, siis peaks saama neid nagu natukene niimoodi õrnalt veel pressida kokku oma ripsmetega. Aga samas, kui nad nüüd oleks 5 päeva, siis ma ütleks, et see on worth it. Okei, igal juhul ma hakkan tööd tegema. Issa, ma pidin just oma Smart ID-d uuendama ja selle käigus ma sain teada, et mu ID-kaart on juba veebruarist saadik kehtetu ja ma käisin niimoodi Oslos oma kehtetu dokumendiga. Ma reaalselt mul olnud õrna aimugi, et see hakkab läbi saama. Minu arust ma alles tegin selle. Ja ripsmed, nad on nüüd nagu kõvemaks läinud. Tundub, et on ära kuivanud. Kui nad nüüd niimoodi jäävad, siis täitsa tore ju. Muide, ma jõudsin eile ka käia kiirelt läbi New Yorkerist, kust ma ostsingi 2,99 eest sellise roosa topikese. Ta on siuke cropped, siuke väga nagu plain. Mõtlesin, et saab mingi pintsakute alla panna, kuskile kampsunite alla panna. Ma ei tea, suvel mingite lühkaritega kanda, mis iganes. Ja siis ma ostsin ka samasuguse kollase, sest et ilmselgelt selline kollane ja roosa on mu selle kevade lemmikvärvid ja ma arvan, et see roosa on mu terve elu lemmikvärv. Ja just sellist sorti roosa sobib mulle väga hästi. Ma ise arvasin seda juba nagunii ja siis ma sain kinnitust veel teilt ka. Vähemalt Instagramis väga mitu inimest kommenteeris mu roosa outfiti pilti, et sulle sobib selline roosa mega hästi ja ma olin mingi I know. Ja siis ma ostsin sellised suvised, kusjuures issand, ma ei vaadanud, mis materjalist need on. Oh my god. Viskoos, on polüamiid. See viskoos 55% on siin väga ohtlik. Ma pean neid väga madalal temperatuuril pesema. Aga nagu täpselt seda sama roosat
värvi triibuga, valge roosa triibulised püksikesed, siuksed hästi õhukesed, õhulised, mõnusad. Neid saab kindlasti palju kanda, sest eelmine suvi ma kandsin nagu väga-väga palju oma linaseid pükse, mul olid valged ja siis valge-sinise triibulised ka. Ehk siis ma juba sellepärast julgesin need praegu ära osta, et ma teadsin, et ma kannan neid ilmselt palju. Vot, nii et sellised väiksed suvised ostud. Ma pidin teile näitama oma taime progressi ja rääkima storytime'i. Mida sa ise käed? Rääkima teile ühe loo. Nii, mul on siin kasvama läinud üks tomat, kusjuures ma peakski siia neid tomatitaimi nüüd juurde panema, sest et siin on ainult üks läinud praegu. Siin meil ei toimu mitte midagi peale linnusita, millest ma kohe teile räägin. Aga siin peaks muidu basiilik olema ja siin begoonia. Ja siin on mu salatilehed, aga neid on siin tegelikult natuke liiga palju selle poti kohta ja ma peaks neid kastma ilmselgelt. Ja siis ma peaks siit mõne välja võtma. Juhtus siin vahepeal täielik linnudraama. Kes on mind jälginud juba pikemat aega, siis teab, et ma kardan linde. Jah, väga imelik foobia. Ei, ma ei tea, kust see tulnud on. Ja üks hommik, issand, mis see oli pühapäev. Mõned päevad tagasi. Ärkasin hommikul, päike paistab, panin trenniriided selga, olen valmis trenni minema. Järsku vaatan nagu kuulen midagi rõdult ja nagu mingi liikumine on mu rõdul. Ja siin rõdul oli väikene lind. Mul oli jäänud siis aken õhutuse peale, rõduaken. Ta oli sealt sisse saanud ja ta ei saanud enam välja. Ja siis küll ta istus mul siin tooli peal, siis ta istus mul nende pottide peal. Mina ei tahtnud siia rõdule tulla. Nagu üks hirm oli see, et nii kui ma teen rõdu ukse lahti, ta paneb mul äkki tuppa. See oleks veel kõige õudsem asi, mis võiks juhtuda. Ja teiseks, ma ei tahtnud temaga siin rõdul olla. Ta lendab mulle mingi juustesse kinni, ta on mingi närvis, ma olen närvis, ma ei tea. Ühesõnaga ma kartsin. Ja ma sain aru, et mina temaga siia rõdule ei tule. Aga siis ta hakkas aina närvilisemaks ka minema, ta hakkas muudkui vastu seda õueakent lendama, siis vastu köögiakent. Ja ma mõtlesin, et nagu ma ikkagi pean ta nüüd kiiremas korras kuidagi välja saama, sellepärast, et ta teeb endale muidu viga ja no seda ka ei ole vaja. Ja siis ta juba sittus mul siin igale poole. Ja siis ma kirjutasin oma kõige lähemal elavale sõbrannale, Joannale, et kas tema või ta abikaasa saaks mulle appi tulla. See olukord pakkus talle palju nalja. See tõesti oli naljakas. No mitte selles suhtes, et see lind sai haiget, aga nagu muus osas see oli funny. Ja siis ta oli mingi, et me sööme hommikusöögi ära ja siis me tuleme ja päästame selle linnu. Ja siis nad tulidki ja Joanna abikaasa tuli siia rõdule rahulikult, tegi selle aknapärani lahti. See lind oli täiesti kabuhirmus, šokis, ta oli põrandal siin ja ta kohe nagu ei suutnud välja lennata, siis Martin pidi teda nagu niimoodi aitama ja siis ta lendas sealt aknast välja. Igal juhul nüüd ma hoian lahti ainult seda akent, kus mul on nagu võrk ees, et putukad sisse ei tuleks. Et siis need linnud ka ei saa tulla. Kusjuures ma olin mõelnud sellele, et üks päev siin võib olla lind, kui ma jätan niimoodi akna kas lahti või õhutusele. Ja no võt, juhtuski see. Issa, ma tunnen, et midagi siin rips mõttes häirib mu silma. Aga tegelikult ma peakski selle salatiga siin tegelema. Igatahes see lind ka mingi istus siin salati vahel. Ja ma olin nagu ära nüüd riku mu salatit ära jumala eest. Aga võt ma ei tea, tegelikult sellest basiiliku mahapanemisest on nüüd juba omajagu möödas. Ma mõtlen, siin rõdul on vahepeal olnud ikkagi alla selle temperatuuri, mis pakendil oli näidatud. Et võiks olla.
et kas see nüüd nagu ei tulegi üles või läheb lihtsalt kauem aega, ma ei tea. Ja tomatit, mul on seemneid veel, nii et ma peaksin ilmselt tegelikult juurde panema neid seemneid. Aga mitte täna ma sellega vist ei jõua tegeleda. Sest nüüd ma peaksin hakkama filmima seda jäätise testi. Ma pidin küll mitmeid takistusi läbima, aga ma sain oma jäätise koostöö filmitud. Esiteks hakkas sel ajal see sireeni õppus pihta. See oli päris hirmus. Nagu lihtsalt see heli. Nagu ma tean, et see on õppus, aga ikkagi. Et see hakkas keset filmimist pihta, siis mul sai mälu täis. Ehk siis need jäätised lihtsalt olid siin, ma olin mingi oh my god, need sulavad praegu. Aga ei, lõpuks ma sain ilusti kõik filmitud, kõik on hästi, õppus sai läbi. Ja ma ütlen, see üks jäätis, mida ma täna proovisin, see oli nagu midagi nii enneolematut. Et kui sa just ei ole lähiajal Lidlis käinud ja seda näinud, seda jäätist, siis sa isegi ei oska arvata, mis jäätis see oli, mida ma täna proovisin. Igal juhul, nüüd ma panin endale supisooja, ma tegin eile oma lemmik sparglisuppi, sest et praegu on spargel igal pool, või no peaaegu igal pool soodsama hinnaga, ma sain Lidlist mingi eriti hea hinnaga, ma praegu ei mäleta, kas see oli 1,99 või mingi 2 midagi. Sain jah 200 pakki sparglit ja eile siis tegin endale seda suppi ja seda jätkub mul veel tänasekski. Ma olen nii õnnelik, sest et see on reaalselt nagu, see on mu kõige lemmikum supp. Sellest on mul siis video olemas, kuidas ma seda teen, nii et praegu täiega soovitan seda teha, sest tõesti sparglit saab praegu hea hinnaga ja see on nii toitev ja maitsev supp. Igal juhul ma panin supi sooja, aga ma peaksin, või no ma tahaksin sinna juurde teha natuke peekonit ka ja airfryeris juustusaia juurde. Täpselt nii, nagu ma eile tegin. See oli imemaitsev. Ja siis ma olen tegelikult suure osa tööst saanud tehtud. Et nüüd ma peaks nagu, mul on nagu hoog sees, ehk siis ma peaks mõtlema, mida ma saan täna veel teha. Sest et to-do list on nagu tehtud, välja arvatud, ma pean täna panema koostöö üles, aga seda ma panen õhtul 6-7 vahel, sest et see on minul kõige parem aeg asjade üles panemiseks, siis on minu jälgijad kõige aktiivsemad. Ehk siis selle ma panen õhtul, aga muidu mul on kõik tehtud. Ja ma sain tehtud mingid asjad, mida ma olin nagu nii pikalt edasi lükanud. Ja ma olen nii õnnelik, see on nagu koorem mu südamelt on langenud. Issa, ma olen jõudnud täna nii palju tööasju tehtud. Ja nüüd mul oli siin puhkemoment ja ma mõtlesin, kas ma räägin sellest teemast või mitte, aga ennetades kõiki küsimusi, mida ma juba vaimusilmas näen, siis ma ikkagi põgusalt räägin taskusõbrannade teemast. Nagu ilmselt enamus teist on näinud, siis taskusõbrannadega me lõpetasime ära. Ma arvan, et tegelikult sellest kirjast, mis me panime Instagrami, oli aru saada, et kus on see meie mugavuspiir, mida me tahame jagada. Ja ma arvan, et seda võiks austada. Et mina isiklikult ei usu, et me võlgneme kellelegi mingisuguse seletuse üldse üleüldiselt sotsiaalmeedias. Mina olen sellel seisukohal, et keegi ei võlgne minule mitte midagi. Et kui ma ka tarbin kellegi sisu, olgu see podcast või mingid vlogid või muud videod, ja kui see inimene peaks üks päev ära lõpetama, siis mina ei tunne, et ta võlgneks mulle mingi seletuse. Muidugi ma saan aru, et inimlik uudishimu on ikka, et mina lihtsalt enda poolt võin öelda, et mina isiklikult ei tundnud sellest projektist enam seda sama rõõmu, mis ma alguses tundsin sellest. Ja ma arvan, et sellise energia pealt ei ole hea jätkata. Saan aru inimeste kurbusest ja see teeb mind ka kurvaks, kui teie olete kurvad, aga see oli meie jaoks õige otsus ja palun lihtsalt austada meie otsuseid ja
hea meelega ma seda teemat rohkem ei puudutaks. Oleks peaaegu unustanud oma tänase päeva ühe väga tähtsa ülesande. Nimelt, ülehomme on tulemas Katriini sünnipäeva tähistamine. See tuleb üliäge sünnipäev ja selle jaoks on mul vaja harjutada praegu läbi kokteil. Põhimõtteliselt siis igaüks peab valmistama ühe kokteili. See peab olema siis midagi oma twistiga, et võib-olla traditsiooniline kokteil, aga oma twistiga. Aga mina olen välja mõelnud mingi täiesti oma vaimusünnitise. See on inspireeritud sellest kokteilist, mida ma Springmassi jooksul jõin Pomos. See oli siis mocktail, kui me käisime vendadega peale bowlingut seal. Ja siis jah, see oli seal alkoholivaba, aga nüüd ma siis proovin teda viinaga teha. Ma ei tea, kas see üldse tuleb isegi sarnane kokku. Ma tõesti ei tea, see on täiesti praegu huupi panemine, aga see oli mu mõte. Muidu esimene mõte oli ikka Pornstar Martini, aga kuna ma ei osanud, nagu minu arust see on nii perfektne kokteil, nii nagu ma olen teda teinud ja ma ei osanud sinna mingit oma twisti juurde mõelda, siis igal juhul ma praegu proovin midagi muud. Ja ma tõesti ei tea, kas see üldse välja tuleb. Alustame sellest, et ma panen 40 milli viina. Mulle meeldib, et ma hakkan lihtsalt casuali üksinda praegu jooma, aga nagu ma tahan selle ikkagi alkoholiga läbi proovida. Ideaalis ma praegu tegelikult ei jooks alkoholi, aga nagu muidu pärast äkki see kuidagi teeks selle maitse täiesti teiseks ja siis oleks jama, et kui ma ei ole seda läbi proovinud. Siis ma ei ole kunagi teinud munavalgega kokteili, aga täna me seda proovime. Siis meil läheb kookoskreem siia. Ja siis 20 milli panen sidrunimahla. Maasikamoosi, võib-olla oleks mingi maasikas siirup parem, aga samas maasikamoos tundub mulle nagu siuke ehe. Ma panen seda siuke 15 milli. Ja siis rabarber on see põhishow. Mul on see kõige odavam rabarberi siirup. Ma ei tea, kas see on nagu see õige vibe, aga kodupoes muud ei olnud ka. Nii et loodame parimat. Seda panen 30 milli. Ja siis münt. Väga õrnalt lõhnav. Kõigepealt peab ilma jääta siis tegema dry shake'i, nagu ChatGPT mulle ütles, et see munavalge läheks vahtu. See ei tundu üldse siin vahus olevat. Oh my god! Oh my god! Ilmselgelt ma ei ole pro. Okei, see munavalge ei ole üldse vahustunud ja ma küsisin ChatGPTilt põhjuseid. See võib olla sellepärast, et siin on rasv aine juures, ehk siis see kookoskreem, või siis ka sellepärast, et see muna oli külmkapist võetud, siis ta ei vahustu nii hästi. Ja ma nagu otseselt ei tea, mida sellega teha, sest nüüd mul on juba siin kõik need asjad koos. Kas ma üldse siis proovin seda jääga teha? No, ei tea. Võib-olla ma peaks uuesti proovima, aga samas nagu muna on ikkagi mul külm praegu. Ja millega ma siis kokku panen, lihtsalt selle kookoskreemi lisan pärast või? Või nagu ma ei tea. Selline ta tuli. Ma ei tea, ausalt öeldes. Üsna hapu.
mida on siin nagu? Ma proovisin seda ühe korra hiljem ikkagi veel ja panen need õiged kogused nüüd siia ekraanile ja läks ilusti see munavalgega vahtu, kui siis ma ei pannud teda kokku selle kookoskreemiga, et selles oligi see kala siis. Kuna ma sain aru, et see vlog venib liiga pikaks, sest et mul on umbes sama palju materjali veel, kui sa juba vaadanud oled ja ma ikkagi üle tunni ajast vlogi ei taha teha, siis ma jaotan selle 2 osaks ja teine osa tuleb juba homme, kui sa vaatad seda pühapäeval. Nii et ei pea üldse pikalt ootama, aga ma tundsin, et ühe videona see on ikkagi liiga pikk. Ja teises osas siis näete minu ülejäänud nädalat ja ühtlasi jääb sinna teise osasse ka üks väga põnev MyProteiini haul, aga ma ütlen juba siin ära, et praegusest kuni teisipäevani saab siis minu koodiga KAISA-E -48%. Et minu koodiga saab kogu aeg soodukat, aga lihtsalt praegu kuni teisipäevani saad sa siis suuremat soodusprotsenti ehk siis -48%, see on peaaegu poole hinnast saad maha. Et kindlasti viska MyProteiini lehele pilk peale, seal on igasuguseid toidulisandeid, vitamiine, spordiriideid, väga palju põnevat. Et kui miski pakub huvi, siis kood KAISA-E, aga juba homses osas siis on mul ka suur haul, kus ma näitan igasuguseid nii toiduasju kui ka riideid. Et kui sa tahad näha, mis mina ostsin, siis pead ootama kuni homseni. Aga ma loodan, et sulle meeldis senimaani mu selle nädala vlog ja kohtume siis juba homme jälle. Tšau!